Uues on olnud küll. Ja terved vilased esemed on sinu elujäämiseks põhivara. Nii et siin on sulle 3 viisi, kuidas suhteliselt kiirelt ja lihtsalt parandada vilast eset. Kõige kiirem viis augu parandamiseks on selle kinni viltimine. Viltimiseks läheb tarvis viltimisnõela, villa ja tüki porolooni. Alustame sellest, et paneme porolooni tükisoki sisse niimoodi, et auk oleks korralikult pingule tõmmatud ja selle ala porolooni piisavalt, et nõel sealt läbi ei läheks. Nüüd panen augu kohale tüki villa, nii et vilatükk kataks augu ja selle ümber vähemalt 1 centimeetri laiuse ala ja hakkan sokki viltimise nõelaga torkama. Kui sokk tundub tugev, võtan ettevaatlikult porolooni soki seest välja ja pööran soki pahupidi. Nüüd panen porolooni tagasi soki sisse ja vildin soki veidi ka seespoolt. Soovi korral võib seda veel väljaspoolt korrata, et sokk jääks võimalikult ilus ja vilt ei jääks karvane. Teine lihtne viis on parandada auku nõeludes. Selleks on vaja ainult jämedat nõela ja lõnga. Tööd teeb mugavamaks, kui sul on näiteks plastikust lambipirn või ümarkaus. Seda saab kasutada, et auk korralikult pingule tõmmata. Panen nõela niidi taha ja hakkan august umbes sentimeetri kauguselt kudumit nõeluma. Teen seda tihedalt edasi-tagasi, kuni jõuan auguni. Kui auguni jõuan, hüppan august üle ja jatkan nõelumist teiselt poolt auku. Kui olen ühtepidi nõelumise lõpetanud, jatkan nõelumist risti vastupidises suunas. Kui jõuan auguni, siis põimin nõelaga läbi lõngade alt ja pealt ning jatkan nõelumist teiselt poolt auku. Eesmärk on, et augu kohale tekiks tihe kude, mis meenutab natukene jämedat kangast või vaip. Kui lõpuks paistab valgust ikka august läbi, siis oleks võinud nõeluda tihedamalt. 3. viis augu parandamiseks on teha seda kududes. See eeldab, et sa oskad kududa. Vaja läheb lõnga, 2 kudumisvarast ja heegelnõela või lihtsalt sukanõela. Alustan sellest, et korjan augu algusest kudumi silmad varda peale. Teen seda nii, et lapi laius oleks natuke laiem kui auk ise. Siis hakkan üles korjatud silmades lappi kuduma. Koon seda nii kaua, kuni lapp ongi natuke pikem kui auk ning lõpetan lapi nii, nagu muidu kudumeid lõpetaksid. Nüüd kinnitan lapi heegelnõelaga abil kampsuni külge. Seda võib teha ka lihtsalt jämeda nõelaga, kui see tundub sulle mugavam. Lõpuks tuleb lõnga otsad ära peita. Kudumite parandamisel lõnga otsasid ei sõlmita. Need peidetakse nõela alla või heegelnõela abil kudumi sisse ära. Kui sa aga muidugi viimasest 4 lausest ei saanud aru, nagu minagi, kes seda teksti loeb, siis tule paranduskeldrisse ja me õpetame sulle kududes parandada auke ja palju muid asju parandada. Teisipäevast neljapäevani kella 5 kella 9.